Nii, täna on siis 3. november ja täna on isadepäev. Ma tulin just Võrust, käisin isal külas ja ma olen täiega väsinud, ma olen öösel mingi magamata, aga täna on isadepäev. Ja viimane kord me jäime sealt pooleli, kui ma tegin rasedustesti ja ma arvutasin ilusti välja kõik ja mul peaks olema 5. nädal, 5 nädalat, 2 päeva. Ja ma arvan, et oleks õige öelda ka oma elukaaslasele Kasparile, et meil on väike pisikene siin ahjus. Või mis te arvate, kas tasub öelda ikka või jätan enda teada. Aga igal juhul, ma ei tea, kuna nüüd Kaspar koju tuleb, aga ma mõtlesin, et ma plaanisin, üritasin mõelda midagi, kuidas nagu sellist väikest üllatust teha, sest ma ei osanud kuidagi nagu niisama ka öelda. Ja ma ei tea, ma mõtlesin algul, et või ma pigem näitan teile, et mis ma siis lõpuks plaanisin või mis mul plaanis on ja ma loodan, et see toimib. Nii, ühesõnaga Kaspar peaks koju tulema ja siis ma tegin siia väikse sellise laua. Ja siin laua peal on üks pakk ja lilled. Ma arvatavasti keeran selle paki niipidi, et ta nagu kaugelt väga aru ei saa. Aga ja siis ma mõtlesin poest, mida osta. Mõtlesin algul, et ma toon ainult nagu lilled, aga siis ma mõtlesin, et peaks nagu mingisuguse paki ka tegema. Ja kuna ta arvab, et ma tõin talle midagi magusat Võrust või mis iganes, siis ma võtsin talle siin Kinder Buenolt. Võtsin sellised lutid. See oli nii raske otsustada, mis ma võtan, seepärast ma otsisin sokke ja sokke ei olnud. Ja siis ma võtsin sellised Kinder Surprise'id, nagu väiksed üllatusmunad, nagu mul siin kõhus. Ja siis Kinder Bueno ja ma olen need juba ilusti ära sättinud. Ei midagi erilist, aga nagu peaks nagu selgeks tegema, et mis asi see tulemas ikkagi on. Aga jah, ma panen selle niimoodi. Ja see on siis selline väikene vihje, et keegi tahab isadepäevaks varakult tere öelda. Ma näitan ka, mis mul seljas on, sellepärast, et ma ei osanud midagi valida ja see on mul nii-öelda kodune riietus, et kodune notsu ja siis mulle meeldib see ja siis Kasparile meeldib ka, tema arust see on nunnu ja siis ma üritan nunnu olla täna. Aga selline onesie see on, et siuke beebiroosa notsuga, et ma üritan omast arvast hästi armas siis olla ja mitte närvis. Et jaa. Keegi jälle kõnnib. Täna peavad siis kõik naabrid koju tulema, täpselt samal ajal. Ma ei tea, mis ma veel ütlen. Ma ei tea, kas ma veel filmin ka, sellepärast ma ei tea, kas Kaspar tahaks, et ma selle nagu avalikult kuskile ülesse paneksin. Aga ma mõtlen selle üle veel. Võib-olla ma panen sinna peegli peal ikkagi filmima. Et pärast, kui ta nõus on, siis ma ikkagi näitan teile paari klippi. Selles suhtes ma ei tea, mis nagu ta teeb või mis iganes. Ja ja ta ei oska nagu seda oodata ka, sellepärast, et ma ei ole talle üldsegi nagu vihjeid andnud, et nagu midagi sellist oleks tulemas. Kiirusta veel on ju, ma ostsin tegelikult lotopiletiga ühe, ma ostsin Eurojackpoti, ma ei tea, siin reklaamis võib-olla mingi hea võit, aga selles suhtes, kui mingi laps tuleb, siis on nagu raha ka vaja ja loodetavasti see asi toimib. Ega ma niisama teadsin, ei tulla nalja tegema, millegagi on vaja last ikkagi kasvatada ja ma investeerisin lotopiletisse, ma arvan, et see on ainuke lahendus. Ja siis ma mõtlesin, ma panen selle ka. See on see rasedustest. Võib-olla ta ei usu mind saadab kuu peale. Et ma suskan sellega sisse, siis on nagu asju rohkem ja siuke uhkem vaata. Tõestusmaterjali ka tead. Muidu siin niisama tühi kargaja.
võtsime või? Veel mitte. Keegi tahab sulle tere öelda isadepäevaks. Jaa. Üks on kodus vast. Nii või? Jaa. Ära tegime või? Jah, esimese korraga. Ja siis ma mõtlesin, et kuna ma ütlen sulle, siis ma ei leidnud õiget päeva, siis ma mõtlesin, et ma ootan pühapäevani, siis on isadepäev. Minu parimad isadepäev. On jah? Jah. Mis see on? Äkki? Läks päev korda. Jõuame kohale. Mul ka ei jõudnud. Nii, mis siin veel siis on? Äkki aitatakse ebaga püsti. Või savi on ju. Savi. Emast on savi. Jah. Ka ei jõua kohale, ega mul ei ole siiamaani kohale ju. Mul läheb üldse nädal aega. Ma tein sulle magusat ka seepärast, ma arvasin, et sa loodad midagi magusat, kus sa koju tuled. Kompassid hakkama ostma. Kumba sa tahad? Sellega. Mul on täitsa üks kava. Mul aga. Esimene. Aga tead, et 3 tükki tuleb kokku või? Jah? Ei ole midagi. Aga siis sul hakkab ju siin varsti paha jooksendad või? Jah, täpselt siis, kui me reisile lähme. Täpselt siis peaks ajaliselt olema. Aga ei ole jackpotiga siis saame? Ja see on siis see fond, lapse fond. See 90 miljonit või? Jah, mis on siin praegu reklaamitakse. See oli ka, ma ei näinudki seda. Ja ma paningi, et see niimoodi, et sa ei näe selle küljega. Mis valgu mõtlesid, mis see siis on? Vaatasin kommitaati mulle. Kusjuures millegi pärast ma sõitsin kodus, ma arvasin juba. Arvasid? Jah. Mingi alateadlikult oli midagi vale. Imelik. Jah. Super jätti. Nii. Miks mul punane lõug on? Kes seda teab? Mingid hormoonid möllavad juba vist. Hormoonid, harmoonid, mormoonid. Sa iganes. Igastahes. Ma olen nagu veits maha rahunenud. Nüüd sai selle asjaga ühele poole. Ja siis me avasime ühe selle üllatusmuna. Siis ma ütlesin Kasparile, et esimene muna, mis ta nagu lahti teeb, et kui on nagu naissoost või siis on nagu meessoost, et see peaks nagu tähendama, et kas meil siis tuleb poiss või tüdruk. Ja ta avas ja välja tuli auto. Nii et loodetavasti see tähendab midagi. Võib-olla, aga tema valik oli selline. Nii et vaatame, mis saama hakkab. Aga jah, ma võib-olla siin kohal nüüd lõpetaksingi oma vlogi, sellepärast mu kartulid kõrbevad ära. Aga see on tavaline, sest see on minu firma märk. Aga jah, ma loodan, et te olete nüüd ilusti asjaga kursis. Ja nüüd ma olen 3. detsembril lähen arstile, et ma arvatavasti vlogin siis ka. Ja siis näeme juba järgmine kord, kuidas asjad on ja tšau! Hoidke pöialt, et kõik hästi läheks. I'm scared.